Olen Kristo Raik, discgolfi liidi treener ja koostöös Kia Eestiga toome teieni discgolfi ABC 3. osa, milleks on tagantkäe tehnika. Räägime natuke tagantkäest. Miks on tagantkäsi oluline, kus seda kasutada, mida see annab mängijatele juurde? Esiteks on tagantkäega võimalik visata kaugemale kui eestkäega. Olulised märksõnad tagantkäe juures on see, et kogu see liikumine peaks olema mugav, käsi välja sirutatud, läbi tõmmates lased käe ettepoole lahti. Nüüd lähme tehniliste elementide juurde. Räägime siis sellest, kuidas ketast käes hoida tagantkäe tehnika puhul. Kõige lihtsam metoodika, kuidas ketast kätte võtta, on selliselt, et sa asetad ketta oma peopessa, jälgid, kas see ketast tuleb sult nimetis ja keskmise sõrme vahelt läbi ja lihtsalt seod oma kõik sõrmed siia ketta taha ja asetad pöidla ketta peale. Seda konkreetset hoidmist, ketta hoidmist kutsutakse power gripiks. Nüüd on olemas erinevad variatsioone ketaste käes hoidmisest. On olemas fan grip, on olemas two finger grip, mis tähendab seda, et ketast hoitakse 2 näpuga kinni, 3 näpuga, kuidas kellelgi mugavam on. Peamine asi tagantkäe tehnika puhul ja ketta käes hoidmise puhul on see, et see ketas oleks sul võimalikult mugavalt käes. Kui me läheme edasi jalgade asetuse juurde, millest saab siis kõik alguse. Me nimetame jalgade asetust või üldse koha pealt viset siis nii-öelda baasasendiseks. Seega, tagantkäe baasasend. Alustame kõigepealt sellest, et parem jalg asetatakse vasakust jalast ettepoole, eeldusel, et sa oled paremakäeline mängija. Miks see on vajalik? See on vajalik selleks, et kui haarata puusa viskasse, mis tähendab seda, et ma keeran oma paremale natuke sisse poole ja sirutan käe välja. Nüüd ma olen ennast puusast avanud, see tähendab seda, et mul on võimalik kasutada oma keha selleks, et kogu ketas endast mööda tõmmata. Järgmine element selle juures on see, et oma vasakust jalast tuleks alustada liikumist. See tähendab seda, et keerad jalga, vasakut jalga siis päka pealt sisse poole ja sellest saab kogu vise alguse. Näeb välja selliselt. Nüüd, kui sa jälgid mu keha asetust, siis sa näed, et ma olen oma vasaku puusaga ilusasti sisse keeranud, ehk siis oma jalaga sisse keeranud. Mu ketas on minuga kohakotti võimalikult lähedal, küünarnukk on üleval pool. Need kõik nurgad loovad sulle võimalikult head nii-öelda siis tehnilised nurgad selleks, et sa saaksid ketast võimalikult kaugele visata. Nüüd liikumine peaks olema selline, et kui hoitakse ketast kinni, siis juhindutakse jalast ja küünarnukist. Oluline on see, et minnakse küünarnukist lõpuni välja, kuni selle hetkeni, et küünarnukk jõuab oma maksimumpunkti. See tähendab seda, võib-olla on isegi natukene lihtsam seda öelda selliselt, et kui tõmmata saagi käima, siis sarnane element kehtib siis discgolfi visete puhul. Sa tahad tõmmata ketast käima. Nüüd tuled oma puusast sisse, lööd küünarnuki ettepoole. Edasi ei pea mängija rohkem midagi tegema, kui usaldama seda, et ketas rebib ennast käest välja. Teeme viske. See konkreetne asend on siis baastehnika ehk siis stand still koha pealt viskamised. Nüüd alternatiivina, mida kasutatakse discgolfis, on X-step või siis nii-öelda hop-step. Seletan lahti, see tähendab seda, et toimub sammudega liikumine, mis tähendab seda, et kui baasajastused on head, siis sammud annavad teile palju juurde. Räägime asjast lähemalt, mida see tähendab. X-step tähendab seda, et astutakse esimene samm parema jalaga, nüüd vasak jalg astub keha tagant läbi ja parem jalg on siis taaskord toetusjalg, mis tuleb samamoodi nagu baastehnikas grammikene vasakust jalast ettepoole. Ja vise toimub täpselt samamoodi nagu baasasendis. Ainukene vahe on selles, et kui sammudest tulla, siis on võimalik tekitada rohkem jõudusid selleks, et ketas lendaks kaugemale. Kui baasasend ei ole veel piisavalt lihvitud, siis ketas väga palju kaugemale ei lenda. Seega soovitus teile, lihvige baasasendit.
Järgmine element või järgmine tehnika, mida kasutatakse, on siis nii-öelda hopstep või siis selline hüppega tagantkä tehnika. Samamoodi, peamine eesmärk on selleks, et tekitada rohkem jõudusid ja visata kaugemale. Kuidas seda teha, mis see juurde annab? Hopstep näeb välja midagi sellist. Tullakse esimene samm, astutakse ilusasti maha ja teisega hüpatakse kokku. Näeb välja selliselt. Ehk siis, mida ma teen, on see, et ma astun esimese sammu, toon teise sammu juurde, hüppan jalad lahti. Ja taaskord baasasen, nagu te näete, parem jalg on eespool, vasak jalg on tagapool. Räägime üle siis konkreetselt ja ma näitan, kuidas siis kasutada X-steppi selleks, et ketast visata kaugemale. Võtan oma asetuse sisse ja astun paremaga üle, vasak selja tagant läbi, uuesti parem ja toimub vise. Selline näeb välja sammudega ehk siis X-stepis tagantkä vise. Näitame läbi, kuidas käib hopstep ehk siis kuidas hüppega sooritada sarnane analoogne vise. Ja selline näeb välja tagantkä tehnika. Selleks korraks oleme me tagantkä osaga jõudnud lõpusirgele. Kui sa ei ole veel näinud Kia discgolfi ABC eelmisi osasid, siis vaata ka need videod üle. Esimeses videos rääkisime discgolfi eetikast, reeglitest, teises videos käisime üle kettad, terminoloogiad ja järgmises videos räägime juba eestkä tehnikast, kuidas seda kasutada, kus see tuleb kasuks. Aitäh!